Tere! Esmalt suur aitäh kutse eest. Ma tulen Narva alati hea meelega ja tänutundega. Ma loodan, et ma saan selle puldi ka tööle. Aga tõsi ta on, Kaarel ütles õigesti, et ma olen kriisivalmiduse ekspert ja pikalt tegelenud pärandi küsimustega. Tänaseks tegelen ka natukene või oluliselt laiemalt üldse tsiviilkaitse teemadega, aga pärandit puudutav on jäänud minu selliseks südameasjaks, sellepärast et see on, kuidas ma ütlen, minu esimene armastus. Nii, aga esmalt siis lihtsalt mõned väga koledad pildid. Ehk siis pärand võib hävida väga erineval viisil. Et siin on 4 erinevat näidet, siin on Brasiilia Rahvusmuuseumi tulekahju, siin on maavärina tagajärjed Port-au-Prince'i katedraalis, siin on Notre Dame'i põleng ja Tšernihivi raamatukogu. Nad kõik on saanud väga olulisi kahjustusi väga erinevatel põhjustel, aga nende kõigi puhul on olnud see küsimus, et kas me oleksime saanud midagi teha, et see kahjustus oleks väiksem. Ja tegelikult laias laastus me ütlemegi seda, et ei ole nagu mingit päris nagu ühte sellist viisi, et me vaatame katastroofe kui inimtekkelisi ja kui loodusest põhjustatuna. Samal ajal on maailmas üsna levinud selline liikumine, mis ütleb, et no natural disasters. Ehk siis, et nad vaidlevad vastu sellele, et kui öeldakse, et mingi asi on nagu loodusõnnetus, et siis on see just kui nagu force majeure, mille tõttu me ei saa nagu mitte midagi teha. Et tegelikult ka need nii-öelda loodusõnnetused on mingis mõttes inimtekkelised, sellepärast, et see on olnud inimeste valik rajada teatud objekte, kultuuriobjekte teatud kohtadesse, elada teatud kohtades, seal on erinevad taustapõhjused, aga põhimõtteliselt, et loodus saab hävitada näiteks maavärinas ainult siis, kui inimesed on rajanud midagi sellisesse kohta, kus on maavärinad, eks ju, lihtsustatult. Ja meie vaatame siin täna võib-olla rohkem neid inimtekkelise hävinguga seotud teemasid just selle konverentsi pealkirjast ja sisust lähtudes. Ja see küsimus, et kas me saame vältida katastroofe. Paraku ma julgen väita, et ei saa vältida vältimatut. Katastroofid, õnnetused juhtuvad. Sünnib hulle inimesi, kes otsustavad teha hulle asju. Ja väga huvitav on olnud see, et näiteks pärandiga töötavate inimeste seas, aga see ei ole ainult pärandiga seoses, see on ka teistes valdkondades, on see, et on nagu 2 äärmust inimesi ja siis mõned jäävad sinna keskele, aga on 2 äärmust. Ühed ütlevad, meiega selline asi küll ei juhtu, no lihtsalt ei ole võimalik, me elame vana jumala selja taga, ei juhtu. Ja siis on teine äärmus, kes ütleb, nagunii mitte midagi teha ei saa. Mis seal ikka, tulgu mis tuleb, me ei saa midagi teha. Ja ma julgen väita, et tegelikult nad mõlemad eksivad. Selles mõttes, et igal pool juhtub suuremalt, juhtub väiksemalt ja saab ka parata. Tingimata alati ei saa kõiki asju ära hoida, aga saab olla valmis ja teha nii, et see kahju oleks võimalikult väike. Ja selles mõttes tõesti, me ei saa lõpuni õnnetusi ja katastroofe vältida, aga me saame nende juhtumise tõenäosust vähendada. Ehk siis on teatud väga selged sammud, mida me saame ette võtta selleks, et asjad ei juhtuks või siis või olla valmis selleks, kui nad juhtuvad, et nende mõju vähendada. Ja tegelikult see, mida teha saab, ma armastan seda jagada 8 erinevaks punktiks. Ja see on suhteliselt universaalne selles mõttes, et vahet pole, kas me räägime kultuuripärandist või me räägime mis iganes muust tsiviilkaitse küsimustest, see on tegelikult suhteliselt sarnane.
lihtsalt nagu teatud alategevused on erinevad. Ja nüüd ma räägingi teile kohe nendest 8 punktist natukene lähemalt. Esiteks, me saame mõista konteksti. Ehk siis me saame saada aru sellest, kus me oleme, mis on meie pärandi sisu, millised on meid ohustavad tegurid ja seda saab vaadelda või tulebki vaadelda erinevatel tasanditel. Siin pildi peal ma olen näidanud seda sellise suht-koht globaalse tasandina, ehk siis, et mis on see globaalne ümbrus meie ümber, seejärel siis juba lähemalt nagu piirkonna tasandini, näiteks siin näitena Narva, ehk siin Narva linn, ja lõpuks näiteks vaadata konkreetset objekti. Sellega saab minna samm-sammult edasi, nii et me saame vaadata ka üksikuid kollektsioone, hoidlaruume, kuni tegelikult üksikobjektini välja, et see detailsuse aste saab minna nagu väga suureks. Aga printsiibis on see, et me liigume suuremalt väiksemale. Teine asi ongi siis, kui me saame aru oma kontekstist, ehk siis, et kus me paikneme ja mis meid laias laastus ohustab, siis me saamegi tunda oma riske. Ehk siis, et selle juures üks hästi oluline aspekt on riskianalüüs. Ehk siis see on selline süsteemne riskide peale mõtlemine, riskide kaardistamine ja ka nende hindamine, sellepärast, et põhimõtteliselt võib meid ju tabada ka meteoriit, aga see tõenäosus on suhteliselt väike ja tõenäoliselt selleks ei ole nagu liiga palju mõtet valmistuda. Aga riskianalüüs on siis just nimelt selline tööriist, millega tehakse selgeks see, et mis on need riskid, millele oma energiat kulutada, sellepärast et fakt on see, et kõigeks valmistuda ei ole võimalik, pealegi on teatud meetmed, mis ühe riski osas aitavad, teise riski osas pigem teevad olukorda raskemaks. Võib-olla hea näide sellest on näiteks Louvre'i muuseumis kasutatud meetmed, nad riski ära võtta, sest nende eesmärk oli see, et nad oleksid seal hästi kõvasti kinni, eks ju. Et erinevad riskid, erinevad meetmed, et ei ole sellist üks lahendus sobib kõigile varianti. Riskianalüüs aitab meil mõista ka seda, et mida me siis teatud juhtudel tajume katastroofina. Ehk siis, et kust jookseb meie jaoks see piir, kus me ütleme, et nii, nüüd on asi väga halb, me oleme väga tõsises olukorras, me peame rakendama seda teist või kolmandat meedet. Ja see loogika selle juures on see, et väldi ohtu, kui sul ei õnnestu ohtu vältida, siis tuvasta, kust ta sul sisse tuleb, võimalusel siis tõkesta ta sissetuleku tee, kui sul see ei õnnestu, siis reageeri ja pärast mõtle ka sellele, kuidas seda olukorda taastada, et see on selline kett ja mida varem õnnestub selles ketis käsi ette panna, siis järgmiste etappideni ei peagi jõudma. Ja üks väga oluline mantra, ma ütleksin, ja see kehtib absoluutselt kõikide kriiside kohta, see kehtib muuseumide kohta, see kehtib ma ei tea, lasteaedade ja teie enda kodude kohta, on see, et mida suurem on kriis, seda kaugemal on abi. Ehk siis, et mida suurem probleem, seda väiksem on tõenäosus, et keegi teil appi tuleb. Ja see on midagi sellist, mida tuleb alati meeles pidada. Nüüd oluline ongi see, et kui need riskid on selgeks tehtud, siis tekivad meil riskide maandamise strateegiad. Ehk siis see tähendab tegelikult ennetusmeetmeid ja valmisolekut. Seda, kuidas me mingisuguseks riskiks või kriisiks, ohuks valmistume. Seal tuleb enda jaoks lahti mõtestada see, et mis võib tulevikus juhtuda ja mida me saame selle vältimiseks ära teha. Ehk siis, et on teatud asjad, mida on võimalik ise vältida, on teatud asjad, mida ilmselt ei ole võimalik vältida, aga mida me saame vähemalt omalt poolt ära teha. Ja siis ongi, et kui me tõesti ei saa tõkestada lõplikult, et siis kahju vähendamisega saame me ikkagi teatud piirini tegeleda. Ja selle juures on ka ikkagi just hästi oluline mõista, et millised kriisistsenaariumid on realistlikud, et ma jätkuvalt arvan, et võib-olla selle meteoriidi langemisega ei pea nagu liiga palju pead vaevama. Ja üks hästi oluline
koht on siin ka see, et tegutseda tasub kohe. Ehk siis isegi siis, kui ei ole väga palju ressurssi, aega, raha, mida iganes selleks tarvis on, natuke ikka on. Ehk siis, et kõige lihtsam on tõsta käed üles ja öelda, et ma ei saa mitte midagi teha, mul ei ole raha, mul ei ole inimesi, mul ei ole mitte midagi. Midagi ikka on. Ja kui hakata kas või nende väikeste sammudega peale, siis teatud aja peale on juba päris head meetmete paketid olemas. Nüüd oluline on enda jaoks aru saada ka sellest, et kes mind aitavad ja mida nad teha saavad, ehk siis selline sidusrühmade kaardistus. Ja selle kaardistuse puhul ka, mul kadus natuke pilt ära, aga pole hullu. Oluline on siis see, et me teame seda, et on teatud inimesed, kellel on suur mõju, aga väike huvi meie teemade vastu ja samal ajal on inimesi, kellel on võib-olla väike mõju, aga suur huvi, et kuidas me erinevaid rühmasid saame enda jaoks tööle panna, kasutada neid, ka kaasata neid, et selle peale selles mõttes tasub alati mõelda ja see on jälle selline tegelikult hästi lihtne mõtteharjutus, mis ei maksa mitte midagi, aga mis aitab võib-olla nagu teha veidikene eelnevat mõttetööd selles osas, et kui siis on mure, kellele ma helistan. Ja igasugune valmisoleku parandamine tegelikult käib täpselt samamoodi nende meetmete hulka, mis ka väga paljudes etappides suurt midagi ei maksa. Ehk siis, et igasugused eelkokkulepped, et kui ma näiteks tean, et mul mingid töövahendid, mingit spetsiifilist asja tarnib mingi konkreetne ettevõte, ma saan mingit tuge kuskilt kohast, et mul on teatavad kokkulepped ikkagi eelnevalt olemas. Kõige labasem näide, et meil on vaja kaste näiteks pakendamiseks, eks ju, et siis me oleme natukene eelnevalt mõelnud, et kust me võiksime neid saada, kuidas nad kohale jõuavad, kõik niisugused teemad. Samuti kontaktid kohalike võtmemängijatega. Ehk siis näiteks päästjad, vajadusel politsei, kaitseliit, kõik niisugused olulised isikud, aga neid võivad olla, kes iganes, võib-olla teil on väga aktiivne kogukond, kus te saate samamoodi abi ja tuge, et kõik need kontaktid on hästi olulised, et nad on kaasatud, et nad tunnevad teid. Ja samamoodi tegelikult ka rahvusvahelised kontaktivõrgustikud, et jällegi seda ma nägin oma töös Ukraina partneritega siis, kui algas täiemahuline sõda, et kuidas ikkagi väga palju oli sellist, kas me teame, kuhu me abi saadame, äkki see läheb kusagile vasakule, jumal teab mille jaoks, et kui seal on nagu isiklik kontakt taga, mille puhul ma julgen öelda, et ma tunnen seda inimest, ma tean, et ta kasutab seda abisaadetist ausalt ja õigesti, siis need asjad toimivad märkimisväärselt paremini. Ja tegelikult hästi oluline on ka see, et kui siis on olemas mingisugune plaan, siis see plaan tuleb mitte üksnes läbi mõelda, vaid ka läbi mängida. Ja ma ise olen hästi suur stsenaariumipõhise lähenemise fänn, et see läbiharjutamine tegelikult annab väga-väga head tagasisidet ja taaskord, kui seda teha lihtsalt lauaõppusena, teoorias ümber laua, mitte nii, et politseiautod sõidavad kohale ja tossupommid lendavad, see on taaskord tegelikult väga odav viis, kuidas saada väga head ja efektiivset tagasisidet oma plaanidele. Ja me oleme stsenaariumipõhiseid harjutusi teinud koostöös Muinsuskaitseametiga, ma ei tea, 5 või 6 aastat juba vähemalt, mis on sellised riiklikul tasemel. Ja kuna meil on jällegi sõjateema, et siis 2022. aastal me harjutasime näiteks siis Rakveres Virumaa muuseumidega ka relvakonflikti stsenaariumi näiteks läbi, et selles mõttes neid erinevaid stsenaariumi on ka nendest õppustest riiklikul tasandil läbi käinud, aga neid samu õppusi on tehtud nii üksikutes kirikutes, muuseumides, et selles mõttes see on olnud selline pikk töö ja seda on palju tehtud ja ma tõesti julgen öelda, et see on väga efektiivne. Nüüd riskide mõistmine, see on ka üks hästi keeruline koht. Selles mõttes, et ühest küljest just need tsitaadid, need on päris tsitaadid, et ma olen väga palju kohanud pärandi valdkonnas seda veendumust, et kuna päästjad peavad ju tegema seda tuleohutuskontrolli muuseumides, kogu aeg käiakse,
et siis, tõesti see on tsitaat, päästjad käivad meid regulaarselt kontrollimas, nad tunnevad meie hooneid, ruume ja kogusid. Ja sinna vastu päästjad tsitaat, sina näed muuseumi, mina näen põlevat maja. Ehk siis mõte on selles, et tegelikult päästjad, kui nad käivad oma regulaarset tuleohutuskontrolli tegemas, siis nad vaatavad seda, et inimesed sisse ei põleks. See on see, millel on nende fookus. Ja ma olen jällegi oma töös, ma olen käinud päästjatega päris palju kultuuriasutustes, ma olen käinud ka muuseumide hoidlates ja teate, see siiras reaktsioon on tegelikult see, et wow, siin on nii palju asju. Tavalise inimese jaoks muuseum on ekspositsioon. Tavaline inimene ei anna endale aru, et 95–7% asjadest on tegelikult kusagil hoidlas. Need hoidlad on sageli kitsad, seal on väga palju asju, seal on erinevaid materjale, seal on nagu väga suur näiteks põlemiskoormus. Ehk siis, et need on need asjad, mis me unustame ära, kui me ise oleme pärandi keskel. Nüüd järgmine samm on kriisile reageerimine. Kui me kriisile reageerime, kui siis tõesti midagi juhtub, siis on hästi oluline endalt küsida, et mida me siis saavutada tahame. Et hästi nagu keerulises olukorras on väga lihtne kukkuda sellesse auku, kus me hakkame lihtsalt sahmima ja midagi tegema. Aga me peame kõigepealt võtma selle hetke ja mõtlema läbi, et mida me praegu teha tahame, mis on meie kõige prioriteetsemad tegevused, et siis hakata tööd korraldama. Ja siin need küsimused, et kultuuriväärtuste puhul, et mis on esmaabi. Esmaabi on tõesti see, et vahetult pärast kriisi peatada täiendav kahjustumine. See ei ole konserveerimine, see on hoopis midagi muud. See on võrdluses nagu see, et üks asi on see, kui kiirabiauto tuleb ja ma ei tea, kiirelt paneb luu enam-vähem paika versus siis see hilisem põlveoperatsioon, mis saabub pärast seda kukkumist. Ja see küsimus ka sellest, et mis saab edasi. Ehk siis, et pärandobjektide puhul, mälestiste museaalide puhul hästi suur murekoht on see, et tehakse see esmane päästetöö ära, aga konserveerimistöö, restaureerimistöö on palju-palju kallim, palju aeganõudvam ja asjad võivad jääda lihtsalt kusagile hoidlatesse ja nad tegelikult kukuvad sellest pärandi aktiivsest kasutusest välja. Ja siin all, kuna me oleme Narvas, siis ma lisasin mõned väga toredad pildid, et siis kui 2021. aastal põles paraku ka lausa 2 korda Narva-Jõesuu õigeusu kirik, siis Maria hästi kiiresti osutas Muinsuskaitseametile abikäe ja pakkus Narva muuseumi ruume selleks, et siis esmaselt hoiustada neid kahjustatud objekte. Ja hiljem toimusid siis Narva muuseumi kunstigaleriis ka, ma arvan, et ma julgen vist öelda, et Eesti ajaloo ilmselt kõige suuremad kultuuriväärtuste päästetalgud, millega oli seotud circa 100 inimest ja nädala jooksul tehti ära tõesti tohutu hulk tööd, et siin, jah, see oli hästi suur ja oluline ettevõtmine ja taaskord tegelikult suurepärane näide sellest, et kõik need eelnevad koostöövõrgustikud, kontaktid, need hakkasid selles situatsioonis tööle, et kriisiolukorras oli võimalik kiiresti tegutseda. Ja tegelikult üks hästi oluline küsimus või koht on ka see, et kuidas taastuda ja neid riske tulevikus vähendada. Ehk siis, et üks mõte sellest, et kui tõesti midagi on juhtunud, siis see taasta paremini. See kõlab eesti keeles veidi kohmakalt, see ingliskeelne hüüdlause on build back better. Aga põhimõte on nagu selles, et kui juba tuleb midagi ümber teha, sest midagi on halvasti läinud, siis tasub alati teha paremini, kui on enne, kui see vähegi kuidagigi on võimalik ja ma usun, et alati on võimalik midagi teha teisiti või natuke paremini sellest eelnevast kogemusest õppides. Ja teine väga oluline küsimus pärandiga seoses ja see on see, millest ma veidi rääkisin ka eelmise slaidi juures, on see ligipääsu ja kasutuse taastamine. Sellepärast, et pärand on inimestele identiteedi jaoks oluline. Vahet ei ole isegi, kas me räägime siin museaalidest või me räägime näiteks kirikus olevatest ikoonidest.
kui neid inimesed ei näe ja ei oma nendega suhet, siis nad ei täida tegelikult oma eesmärki. Ja näiteks muuseumide puhul on see institutsiooni jätkusuutlikkus hästi oluline. Ja miks ma siia panin Kiievis oleva Ukraina riikliku ajaloomuuseumi? Sellepärast, et ma olen nendega teinud koostööd ja lihtsalt natuke tunnen nende tausta paremini, aga nende puhul näiteks just see, kuidas nad kirjeldasid seda, et kui Kiievis täiemahulise sõja alguses olukord läks veidikenegi rahulikumaks, siis neil sisuliselt oli saba ukse taga. Ehk siis, et inimestel oli vaja seda mingit kindlat, tuttavat, rahulikku kohta võib-olla. Ja siis see, et kuidas jätkata näituse tegevust olukorras, kus sa pead tegelikult oma väärtuslikud objektid viima ekspositsioonist ära. Ühesõnaga, ja kuidas samal ajal keerulises olukorras jätkata inimeste kõnetamist, sellepärast, et muuseumi roll ei ole ju üksnes asju hoida ja näidata, vaid muuseum peab kogu aeg olema dialoogis ühiskonnaga. Vähemalt mina usun seda, siin on teooriaid on erinevaid, aga mina arvan, et muuseumil on väga oluline roll ka kaasaegses ühiskonnas. Ja nemad näiteks lahendasid selle väga ägedalt, et neil on terve maja täis erinevaid selliseid, ma ütleksin, nagu pop-up näitusi, väga erinevatel teemadel, mitte ainult sõjast, kuigi loomulikult ka sõjast, aga seal oli moekunsti, ühesõnaga nagu väga-väga lai amploa ja just selleks, et tajuda kuidagi seda, et mida inimesed selles hetkes vajavad ja minul õnnestus seal viimati augustis käies külastada seda muuseumi esmaspäeva lõuna ajal, ilm oli imeline ja muuseumis oli inimesi. Nii et selles mõttes neil tõesti, ma arvan, et see ülesanne on väga hästi õnnestunud. Aga kui nüüd see jutt kuidagi kokku võtta, siis minu jaoks igasugune kriisidega töötamine on tegelikult teatud mõttes töö iseendaga, nii indiviidi kui siis ka näiteks organisatsiooni või institutsiooni tasemel. Ja see oluline küsimus on selles, et me õpime seda, kuidas määramatusega toime tulla. Ja ma arvan, et sellises muutuvas, ebastabiilses maailmas arusaam sellest, kuidas määramatusega toime tulla, on tegelikult edu pant. Ja üks just pärandi vaates erakordselt oluline asi, millega Eestis on pigem hästi, on igasugused nimekirjad ja dokumentatsioon. Meil on meie, ma ei tea, kas jutumärkides või ilma, suurepärane muis. Tal on omad hädad, aga ta on ikkagi olemas. Ent nii palju, kui ma tean, siis muisi tänasel päeval ei dubleerita välisriiki, ehk siis tähendab seda, et seda materjali ei viida üle andmesaatkondadesse, mis taaskord võib tekitada probleemi sellises olukorras, kus siis ütleme, põhiseaduslik kord on riigis ohus. Ja hästi oluline on see, et see digitaalne materjal on olemas nii koha peal, kui siis ka kas või mingi välbaga talletatuna kuskil välisriigis. Sest lõpuks ta on passiivne andmekogu, seal ei pea selles välisriigis olevas kohas ju saama teha, ma ei tea, tulmeid. Ja samamoodi tegelikult ka paberil, sellepärast, et me peame arvestama seda, et suurte kriiside puhul internet ei pruugi olla kättesaadav. Ehk siis, et see, mida meil on nagu kõige prioriteetsemalt vaja, see võiks olla olemas kindlasti ka paberkandjal. Prioriteedid. Paraku on nii, et kui me prioritiseerime kõike, siis me ei prioritiseeri mitte midagi. Me ei suuda kõike päästa. Ja vähemasti siis, kui meil on väga vähe aega. Mis tähendab seda, et kui need küsimused on enda jaoks enne läbi mõeldud, mida me viime esimesena, kuhu me viime esimesena, millega me viime, kes viib, seal nagu tekib hästi palju küsimusi ja see on selline institutsiooni hädaolukorra lahendamise plaani baasosa. Samamoodi need eelnevad kontaktid ja koostöömehhanismid, ehk siis see, et me riigi sees omame kontaktide võrgustikku, mis Eestis, ma ütleksin, et mis on nii väike pärandimaastikul nagunii, ma arvan, et kõik inimesed tunnevad nagunii kõiki, et see on mõnevõrra lihtsam, aga just ka rahvusvahelised, ehk siis see, et mul on praegu abi vaja kuskilt väljaspoolt ja mul on keegi, kes ütleb, et jah, see inimene on usaldusväärne,
me võime teda aidata vajadusel ka väga kiiresti. Ja lõpuks arusaam sellest, et me kuidagi kipume neid kriise mõtlema oma peas hästi suurteks. Ehk siis see, et okei, et me mõtlemegi neid kõige mustemaid stsenaariume, aga tegelikult me puutume väiksemat sorti kriisidega kokku ju igal sammul. Muuseumide näitel, ma ei tea, mingid veetorud lõhkevad, ühesõnaga kuskil jookseb midagi lühisesse, see on nagu, kas nüüd just päris igapäevane, aga väga-väga tavaline. Ja tegelikult kriisiks valmisoleku algus ongi võimekus tulla toime väikeste isoleeritud asjadega. Sellepärast, et see on see baas, kuhu hakata ehitama oma toimetulekut suure kriisiga. Ehk siis, et valmisolek tulla toime suure kriisiga algab valmisolekust tulla toime väikse kriisiga. Ja need kõik on sellised planeerimisetapid, millega iga institutsioon, hoolimata sellest, kui palju tal on ressursse, saab kuskilt otsast pihta hakata. Aga sellega ma lõpetan ja tänan teid tähelepanu eest. Ja, aitäh selle põneva ettekande eest. Kindlasti on küsimusi, kommentaare. Küsiks siis kohe siit, et aga kuidas veenda inimesi, et nüüd te peate hakkama kriisiks ette valmistuma. Sellepärast, et kui me oleme ka juba viimased aastad, alates 2020. aastast kuulnud palju seda, et kohe on kriis või valmistu kriisiks, siis see lõpuks ju tekitab selle hundi ja karjapoisi efekti, hundi ja küla efekti, et tuleb ja siis lõpuks tulebki. No, minu enda kogemuses tegelikult, kui ma toon näiteks muuseumide näite, Muinsuskaitseametis aastaid tagasi töötades sai selle teemaga tegelema hakatud ja mul on 2 nagu sellist kogemuspõhist näidet. Me tegime kunagi, see oli 2016. aastal, selliseid õppusi kogudustele, et kuidas ka olla valmis, kui midagi teil juhtub ja nii edasi. Ja meil oli planeeritud 2 koolituspäeva. Üks oli mai alguses, teine oli mai lõpus. Mai alguse koolituspäeval inimesed pööritavad silmi, mida see plika meile räägib, mõttetu. Vahepeal, mai keskel, 16. kui täpsem olla, põles Piirissaare vanausuliste palvele maatasa. Mai lõpus inimesed kuulasid päris suure huviga, mida sellel plikal neile öelda on. Ja tegelikult teine kogemus on seotud Ukrainas alanud täiemahulise sõjaga. Et mulle tundub, et 2014. aastal alanud sõjategevust ei tajutud siin nii teravalt. Aga see, mis algas 2022. aasta veebruaris, see ikkagi raputas ka näiteks meie muuseumide maastikku päris põhjalikult, et ka need, kes enne ütlesid, et jälle mingid mõttetuid pabereid meilt nõutakse ja meil ei ole aega ja raha ja ressurssi ja siin nagu nii midagi ei juhtu, siis tegelikult see suhtumine muutus ikkagi päris kardinaalselt ja olles töötanud ka näiteks Balti kolleegidega, siis 2013, kui me ei eksi, kui põles Riia loss, et näiteks Balti kolleegidega töötades ka lätlastega sa ei kuule mitte kunagi seda, et meiega kunagi ei juhtu, sest nendega juhtus. Me lihtsalt oma muuseumides oleme elanud vanajumala selja taga ja nii kurb, kui see ka ei ole, siis kõige suurem nagu kriisiks valmistumise motiveerija on ikkagi see, kui sa korra nagu vastu näppe saad või vähemalt naaber saab. Aga kas seda on siis praeguseks ajaks on ta juba kuidagi ka ametkondlikult reguleeritud? Sa mõtled, mis täpsemalt? Et muuseumid peavad läbi viima teatud hulga koolitusi, koostama mingisuguseid stsenaariumeid, kavasid? No tegelikult muuseumiseadusest tulenevalt on kohustus omada kriisiplaani või ühesõnaga seal on hästi palju erinevaid termineid, aga põhimõtteliselt see plaan kui selline peab olema olemas, samamoodi riskianalüüs peab olema olemas. Kas ja kui palju seda päriselt tehakse, ma olen mingil hetkel õnnestus mul ka veel Muinsuskaitseameti aegadel tutvuda nende suure portsu riskianalüüsi ja kriisiplaanidega ja seal paraku see pilt oli väga varieeruv, et oli ka selliseid kriisiplaane, kus oli unustatud
selle teise asutuse nimi ära kustutada, mille pealt see maha oli kopeeritud, et ma arvan, et nagu sellisel kriisiplaanil tegelikult ei ole mõtet, et see kõik, ma julgen ikkagi ennekõike öelda, et algab juhist. Kui juht saab aru sellest, et see on oluline ja suhtub sellesse nagu prioriteedina, siis see paistab tegelikult välja ka selles valmisolekus. Jah. Käinud, õpetanud, koolitanud. Kui sa võrdled riigimuuseume ja kohalike omavalitsuse muuseume, kuidas on see valmisolek? Ma saan aru, et kõige rohkem on koolitus teinud just riigile kuuluvad muuseumid. No jah, see valmisolek, selles mõttes ma ei tõmbaks seda joont nagu omandivormi vahele, et pigem ma ütlekski, et ma tõmbaks selle joone juhtimiskvaliteedi juurde, et paraku olen ma näinud päris koledat pilti ka väga silmapaistvate muuseumide ja riigi mõttes prioriteetsete muuseumide juures, et selles mõttes, aga jah, et need valikud, kelle juures näiteks teha kriisiõppusi, et see on olnud Muinsuskaitseameti otsus ja see on lähtunud ennekõike siis sellest, mis on need riiklikud prioriteedid nagu kogude ja muu sellise osas. Ma saan õigesti aru, et kogude ohutuse eest vastutab omanik. Ehk siis kui kogud kuuluvad kohalikule omavalitsusele, siis see on eelkõige kohaliku omavalitsuse ülesanne. No juhtimiskvaliteedist rääkimata, aga tagada, et nad täiemahulise sõja üle elaksid. Kas ma saan õigesti aru? Ja absoluutselt, et omanik on ikkagi see, kes lõpuks kõige selles viimases astmes vastutab. Aga jällegi, et võib-olla ma olen nagu liiga hippi ja sinisilmne, aga ma nagu tahaksin arvata, et tegelikult kultuuripärand on meile kõigile oluline ja et siin nagu riik ja KOV-id võib-olla võiksid rohkem ka üksteisele kätt ulatada ja nagu seda vastutust teatud mõttes jagada, et ennekõike just see, et riigil on teatud ressursid ja teadmised, et neid ka rohkem võib-olla KOV-i muuseumite kasutusse anda. Ja viimane küsimus, kas lisaks kogemusele on ka muid veenmise vahendeid? Kusjuures ma olen näinud seda, et tegelikult need stsenaariumipõhised õppused ikkagi annavad ka nagu päris hea siukse raputuse. Et jällegi, et ma olen päriselt oma silmaga näinud seda, et kus inimene nagu just muuseumi juhi tasemel, ta tuleb sellesse õppusest situatsiooni teatava eelarvamusega, tal on nagu just see, et miks ja mida. Ja ta näeb seda kasutegurit selles nii-öelda mängus, me kutsume seda mänguks, et ma tõesti olen seda efekti näinud ja mul on hästi hea meel, et armas Anton Pärn, kes oli alguses üsna skeptiline, on täna nende stsenaariumipõhiste õppuste üks nagu kõige suuremaid reklaamijaid, et ta tõesti nagu sai väga hea kogemuse ja räägib sellest alati igal pool suurelt ja soojalt. Aga on loomulikult ka selliseid kive, kuhu ei uurista auku ükski vesi. Jah, suur aitäh sulle veel üks kord, teeme aplausi.